Musta raamatukogu sai hiljuti 20-aastaseks, kas on tegemist nüüd Peipsimaal ühe vanema raamatukoguga, direktor on Ots. Mustvee vallas on ta küll kõige vanem, jah. Aga üldandmetelt, ma arvan ikkagi, kaldun arvama, et üks vanemaid, et juubelit peetakse, aga ei ole kuulnud, et kuskil ta oleks 120, aga nad 100 ja 105 ja 110 juures oleme me kõik. Et sellises vanuses on need raamatukogud meil. Praegu on raamatukogu siin nüüd Mustvee kultuurikeskuse hoones juba vist aastakümneid olnud. Aga kus oli Mustvees esimene raamatukogu asukoht? Mustvee esimene raamatukogu oli Teemajas ja Teemaja asus põhimõtteliselt peaaegu selle sama koha peal, kus nüüd praegune kultuurikeskus asub. Et sutsukene võib-olla sinna kirikule lähemal, aga ta oli selline pikk hoone. Ja seal on nagu erinevatel aastatel siis Teemajas olnud see raamatukogu eelnevatel aastatel. Ütleme siis enne sõda. Sõja ajal, peale sõda ja sõja ajal siis ta liikus siin ka erinevates hoonetes ringi. Et raamatukogu ajalooraamatus on see kõik kirjas, et mille Laidi selle Kessina tegi oma lõputööna, et seal on ta 2016. aastani on selles Mustvee ajalooraamatus kõik kirjas. Jah, ja raamatuid ja need murubad nagu kokku isegi võib öelda niimoodi, et teejoomiskultuur, raamatukultuur siin Peipsi ääres, kus on samovarid moes ja teed juua ja sobivad kokku. Ikka. Kui ma nüüd siia raamatukokku ülesse tulin, siis tepi peal võis vaadata raamatukogu pidulikule aastapäevale pühendatud näitust, paljud vanad pildid. No millised pildid no kõige haruldasemad siin on ja kõige väärtuslikumad need fotod? No eks kõige väärtuslikumad on lihtsalt need, mis on kõige vanemad, et nad on õnneks säilinud, on need põlemised üle elanud ja eks ka see aeg, kui tuli peale sõda see nõukogude aeg, et ega siis nüüd pildi tegemist ja palju ei olnud, et tore, kui me oleme saanud inimestelt need fotod, et ega nende fotodega on keeruline alati. Et on saanud ka muuseumitest oleme leidnud, et Eesti Rahvusarhiivist, et on ka viimase raamatu jaoks just võtsime sealt fotosid ka. Ühtepidi raamat oleks nagu olema igavene, aga teistpidi jälle raamat muutub ja inimesed muutuvad ja raamatukogust saab tänapäeval võtta kaasa kasutatud raamatuid. Aga ma vaatan siin ühte näitust, et te olete ka raamatutele